on see, et oleme siin kutseradari projektis, mille eesmärgiks on gümnaasiumi noortele tutvustada erinevaid erialasid ja eelkõige just neid väljundeid, mida erinevad erialad pakuvad. Sellepärast, et olles selline 18-19 aastane lugedes erinevaid ülikooli erialasid, ega sa tegelikult väga paljude puhul sa ei tea, kelleks sa tegelikult saada võid või kellena sa töötama võid hakata ja millises suunas sinu karjääri võib minna lihtsalt selle pealt otsustades, et mis see eriala on. Eriala nimetus. Täna me räägime siin õigusteadusest või juurast, millel on ka hästi palju erinevaid ameteid, kuhu selle ameti või selle eriala lõpetanud inimesed võivad tööle asuda ja millega tegeleda. Muidugi eriti tänapäevases maailmas üldse ei pea oma õpitud erialal töötama, aga meie eelkõige siin projektis keskendume sellele, et kui töötatakse sellel oma õpitud erialal ja just, et milliseid erinevaid väljundeid see pakub. Täna õigusteaduse osas me tutvustame siis õigusnõustaja ametikohta, milleks on meil siin külalisena Kai Vainola, kes töötab Boltis praegu õigusnõustajana. Ja teise koha pealt tutvustame kohtujuristi ametit, kus on, kelle osas siis on meil külaliseks Mari-Li Lämmergas, kes töötab kohtujuristina Harju Maakohtus. Ja mina ise olen ka õigusteadust õppinud ja töötan advokaadina, et siis võib-olla saame siin veel ka sellist perspektiivi natukene ka veel kõrvutada erinevaid lausa siin 3 ametit 2 hinnaga põhimõtteliselt. Aga nüüd ma annaks siis sõnajärje üle meie külalistele. Kuna Mari-Li mikrofon ei ole mute'i peal praegu, siis Mari-Lile ehk selline üldine küsimus, et kus sa töötad ja miks ja kuidas sa sinna sattusid põhimõtteliselt, et kes sa oled ja kust sa tuled? Tere kõigile, siis ma arvasin kohe, et kuna ma mikrofoni mute'i pealt maha jätsin, siis ma olen esimene, kes vastama hakkab. Töötan ma siis Harju Maakohtus kohtujuristina. Olen erasektoris eelnevalt töötanud ja just nagu siin eelnevalt ka jutuks oli, et peale keskkooli lõpetamist on äärmiselt keeruline seda otsust teha. Et nüüd siis gümnaasiumi, mina lõpetasin omal ajal keskkooli, et ma olen nii palju vanem. Ja see otsus oligi keeruline ja ma valisingi väga erinevate erialade vahel. Aga lõpuks sai paljuski määravaks minu klassijuhataja öeldud sõnad ja tol ajal anti meile selline soovituskiri kaasa, kus oli tehtud ka ristikestega sellised isikuomadused ja mäletan klassijuhataja sõnu, et hea advokatuuri materjal, et meeldib vaielda ja oma õigust taga nõuda. Et eks ta siis saigi nagu väga palju sellelt pinnalt tehtud ja esimene õppeaasta sai ka nagu väga kombatud neid piire, et kas see ikka mulle nagu väga meeldib ja kas see on ikka sobilik. Aga lõpuks kohtu poole suunaski mind meie endine esimees Helve Särgava, kes oli siis Harju Maakohtu esimees too aeg ja kes andis oma ainet niivõrd huvitavalt, et see hakkas meeldima ja siis olin ma juba sellises heas, et sündisid 2 last järjest, neid ma kasvatasin elades Leedus ja peale laste siis siukest jalad alla saamist ja lasteaeda minekut oli mu kindel siht, et ma tahaks minna Harju Maakohtusse. Tolleks ajaks oli mul haridus käes, aga tahtsin just alustada, tol ajal ei olnud ka kohtujuriste, olid konsultandid, aga just alustada sekretärina, et saada paremat sisseelamist ja sellist saalikogemust. See on alustuseks kõik. Sinu jutust oli nüüd see tüüpiline, et meeldib vaielda. Et kui palju sinu igapäevases töös nagu sellist päris
seda vaidlemise meeldimise või ma ei tea, kas sul tegelikult üldse meeldib vaielda, võib-olla lihtsalt argumenteerida ja arutleda, aga et kas sa oma tööalases tegevuses nagu vaidled ka või mitte? Just tegelikult ongi õige sõna siin argumenteerimine, et no, me olemegi alati juristidele, ma töötan ka juhtivjuristina praeguseks, et juristide valikul täpselt samamoodi, et ma pean nagu väga oluliseks seda, et inimesed julgevad mulle vastu vaielda. Et see viib lõpuks mingi põhitõeni välja ja samamoodi juristil peab olema julgust kohtunikule vastu vaielda või siis argumenteerida ja oma seisukohti siis veenvalt esitada. Et see on hästi oluline omadus. Väga vahva. Kai, sama küsimus sulle, et kuidas sa siia jõudsid, kus sa tänaseks päevaks oled? No gümnaasiumis olles või seda lõpetades mulle ei andnud keegi soovituskirju ega suuniseid väga, et kuhu minna ja mida nagu teha. Ja ausalt ega mul endal ka ei olnud nagu eriti, mitte mul ei olnud huvi, aga mul ei olnud nagu mingi konkreetset valdkonda, kus ma oleks tundnud, mis huvitab mind rohkem kui muud asjad. Näiteks mul meeldisid keeled, aga samas mul meeldis matemaatika, ehk siis ma olin nagu suhteliselt igale poole valmis minema. Ja kuna tol ajal oli veel see teema, et teatud hinnete ja eksami tulemustega sai siis mingitele erialadele tasuta kohtadele ja mingitele tasulistele. Aga kuna mul oli päris head tulemused, siis mul nagu seal osas ka ei näinud, et mul kuskile saaks tasuta ja kuskile tasulisele, et siis mul see probleem nagu oli ka ära langenud ja lõpuks ma hakkasin tegelikult lihtsalt lugema erinevate erialade kohta. Ja lõpuks sõelale jäid nagu majandus ja õigusteadus. Ja ega mul ei olegi nagu väga head argumenti vist, miks ma õigusteadus lõpuks valisin, see oli natukene võib-olla täiesti suva pealt, aga üks asi, mis nagu sinnapoole veidi võib-olla kallutas, oli see, et mulle tundus, et see on võib-olla see eriala, mis annab nagu kõige rohkem üldteadmisi ja võib-olla maailmapildist arusaamist, et seal on nii palju seoseid poliitikaga, päevakajaliste teemadega, ühiskonna teadusega, et mis iganes ja mõtlesin, et okei, et selle erialaga ilmselt ei saa nagu väga puusse panna, et lõpetad ära ja ega keegi ei ütle, et sa pead advokaadiks või juristiks hakkama. Aga siis õpingute keskel mulle ikkagi nagu hakkas eriala täitsa nagu meeldima ja mõtlesin, et võiks isegi nagu tegeleda sellega siis pärast lõpetamist ka. Aga mina just nagu õpingute keskel sain aru, et kuigi mulle meeldib eraelus küll vaielda ja argumenteerida, et ma ei taha seda teha nagu oma tööelus igapäevaselt kogu aeg, et minu meelest see on väsitav ja kuidagi meeldib pigem nagu töötada teistega koos kuidagi nagu sama tulemuse nimel, mitte et te tahate kuidagi vastandlikke tulemusi saada protsessi lõpus. Ja siis niimoodi ma vaikselt nagu jõudsin õigusteaduses selle suunani, et seal on ka ühingu ja ehk siis äriõiguse pool ja seal täpsemalt veel tehingud, mis põhimõtteliselt siis tähendab, kus üks ettevõte ostab kas teise ära või toimub mingisugune ühinemine kahe ettevõtte vahel ja igasugu erinevad variandid. Ja siis ma hakkasin selle kohta rohkem uurima just Eesti advokaadibüroode raames, kes nagu selliseid teenuseid rohkem pakuvad ja milline see igapäevatöö on. Ja kuidagi jõudsin ma nagu sinnamaale, et lõpetades ma liitusin tegelikult ühe Baltikumi advokaadibürooga ja ma läksingi sinna tehinguadvokaadiks. Ja sinna ma jäin tegelikult peaaegu 5 aastaks, kuni ma otsustasin, et ma tahaks nagu muudatust oma tööalases elus ja siis ma otsustasin, et ma liigun nagu büroost hoopis kuskile ettevõttesse sisemiseks õigusnõustajaks. Aga nii see alguse sai, jah. Väga tore. Mina ise mäletan ka seda, et umbes, et see õigusharidus on selline laiapõhjaline, aga minu meelest selles osas, Marile mainis, et esimene aasta enam-vähem oli selline tunne, et kas see üldse on minu jaoks. Minu meelest see esimene aasta oli võib-olla nagu liiga laiapõhjaline. Et seal nagu, ma vaatasin nüüd ka seda eelmist Kutseradari loengut natukene, et seal nagu ka öeldi, et pidage vastu. Et minu meelest see õigusteaduse õpingute algus on ka selline natuke vastupidamine. On küll, jah. Aga tulles siis selle töö juurde, mis te nüüd teete, et Kai, milline su igapäev siis välja näeb, et teed kell 9 hommikul, praegu ilmselt teed kodukontoris arvuti lahti. Ja üldiselt teen küll kell 9 arvuti lahti ja
kuna nüüd, kui ma töötan Boltis, mis on nüüdseks kasvanud nagu väga rahvusvaheliseks ettevõtteks, siis tegelikult ükskõik, mis kell sa tööga alustad, keegi on niikuinii juba enne sind tööl ja on inimesi, kes tulevad sinust mitu tundi alles hiljem. Ja siis vaikselt hakkab pihta enda asjadega, aga no minu igapäevane töö on selline, ma ütleks mitte nagu üksluine, sest et iga päev sul võib olla küll plaan, et milline su päev olema saab, aga tõenäoliselt esimese tunniga sa saad juba aru, et see ikkagi selliseks ei kujunud, kui su plaaninud olid. Aga ma ütleks, et see on nagu selline positiivne pool sellest tööst, et mingi hetk ikkagi saad neid asju ka teha, mida oli vaja teha, aga alati keegi nagu tuleb mingite uute huvitavate küsimustega, mis siis vajavad samal päeval juba analüüsi. Aga üldiselt mulle annavad ülesandeid meie asutajad, meie finantsjuht, meie igasuguste erinevate äriliinide edasiviijad ja minu kõnesid tegelikult iseloomustab väga suuresti või tähendab minu päev iseloomustab väga suuresti kõnedes osalemine. Ma ütleks, et ma arvan 8 tunnist 5 ma tavaliselt olen kõnedes. Et põhimõtteliselt ongi nii, et arutad mingisugust projekti, kus on siis juriidilist tuge ka vaja. Selle kõne pinnalt siis kas mina kui siis jurist või keegi äripoolelt paneb kokku siis mingisuguse dokumendi või mingisuguse protsessi ülevaate, kuhu me tahame jõuda ja siis teine pool siis täiendab seda. Ja siis on uued kõned ja kõned on vahel meie enda inimestega, vahel meie investoritega, vahel mingisuguste väliste kolmandate pooltega, kellelt me siis soovime midagi saada Boltile. Et selline väga-väga palju kõnesid, aga alati on nagu põnevad, struktureeritud, väga läbimõeldud, inimesed teavad, et kellega aega ei saa raisata. Et päevad on nagu, ütleks, et sellised väga sisukad, aga mul on muidugi võib-olla natukene mitte kõige tavalisem in-house juristi kogemus. In-house jurist on siis keegi, kes on õigusnõustaja kuskil ettevõttes sees. Sest et kui ma liitusin Boltiga, siis tegelikult ma liitusin nagu tingimusel, et ma ikkagi tahaks suuresti, ma tahan küll olla nagu majasen jurist, aga ma tahaks suuresti teha ikkagi valdkonda, mille ma olin kunagi advokaadibüroos endale valinud. Ja see oli ka põhjus, miks ma Bolti tahtsin tulla, sest et Bolt on, ma ütleks, Eestis üks väga väheseid ettevõtteid, kus ma seda tööd nagu majas sees saan teha, mida siis tähendab tegelikult, et igapäevaselt ma ei tegele nagu, Boltis osa juriste näiteks tegeleb meie selle toidukuller teenuse juriidilise poolega, teine tegeleb nende tõukerataste juriidilise poolega, siis sõidu jagamine edasi. Mina ühtegi nendest ei tee, aga mida mina teen, on meie äriõiguse pool, meie omavahelised suhted meie investoritega, kui me raha tõstame, siis ma nõustan Bolti selle teemal, kuidas seda raha tõstmise protsessi läbi viia. Samamoodi, kui keegi meie olemasolevatest osanikest soovib müüa oma osalust, ma meie poolelt nõustan seda müüki. Et ma ikkagi tahtsin nagu säilitada seda tehingu juristi positsiooni, äriõiguse juristi positsiooni nii palju kui võimalik ja siiani see on nagu väga edukas olnud. Kui sa võrdled, et advokaadibüroo tööna on küll see, et teed oma päevaplaani ja enam, kui sa ütlesid, et sul umbes tunni aega mängitakse see ümber, et advokaadibüroosse vahel juhtub 2 minutiga, on ju. Et kui sa võrdled neid seda, et kas sa saad nagu rohkem planeerida, ise oma tööd suunata? Ja ei, kindlasti saab rohkem. Üks asi on see, et saab rohkem oma tööd suunata ja teiseks saad ikkagi rohkem oma päeva plaanida nii nagu tööülesannete mõttes kui oma eraelu mõttes ja kõigil ikkagi vahel on asju, mida nad peavad päevasel ajal tegema enda jaoks ka, mitte ainult tööasju. Ja see tegelikult oli üks väga-väga suur põhjus, miks ma üks hetk otsustasin selle muudatuse teha ja büroost ära tulla, sest et büroost tõesti, nagu Katis ütlesid, 2 sekundiga su plaanid muutuvad ja klient on kuningas ja põhimõtteliselt see kliendile peaaegu kunagi ei ütle, kuigi tihti sa saad aru, et see palve, mis ta ütleb, et on vaja kohe, tegelikult sa tead juba ette, et seda ei ole kohe vaja ja ta ilmselt tuleb tagasi 2 nädala pärast selle küsimusega, aga sa ei saa talle seda öelda, sest nad maksavad väga kõrget hinda selle teenuse eest, mida sa neile pakud. Et majas juristina on ikkagi see eelis, et minu kliendid on tegelikult minu kolleegid. Kui keegi midagi küsib, siis ma saan talt nagu väga ausalt küsida, kas sul on päriselt seda kohe vaja, et kas sa näed ette, et sul on reaalselt täna õhtuks seda vaja või see on midagi, mis kannatab oodata. Samamoodi, kui ma olen oma kalendrisse midagi pannud, siis kolleegidega eelis on see, et nad üldiselt vaatavad mu kalendrit enne, kui nad mulle mingisuguseid kõnesid sinna topivad. Ehk siis nad ikkagi üritavad austada seda, kui sul on midagi seal ees. Et jaa, päev on küll selline, et võib palju muutuda, aga siiski võrreldes advokaadibürooga ma julgen öelda, et nagu väga palju rohkem sa saad oma aega ja tegemisi plaanida ja inimesed austavad seda oluliselt rohkem kui kliendid advokaadibüroo töötajaid selles osas. Et seda olukorda, et umbes, et seda oli vaja eile ja kui eilseks ei saa, siis homme on nagu parim variant, et seda nagu tuleb vähem ette. Ja tuleb vähem ette ja võib-olla saad kuidagi sellisel
familiaarsemal tasandil nagu arutada neid küsimusi ka, et miks sul seda vaja on ja mis kujul seda vaja on. Kliendiga on tihti see, et oleneb muidugi kliendist ka, aga tihtilugu on see, et nad maksavad mingisuguse asja eest ja sa teed neile ära selle ükskõik, mis kellaks nad seda küsivad tegelikult. Marili, sinu juurde tulles, et milline on kohtujuristi igapäev, millega sina tegeled? Ma eelmise küsimuse korrektuuriks, et ei jääks kõlama see, et vaidluse argumenteerimise, et me eri suundades, me tahame kõik jõuda ühe ja õige ja õiglase ja seadusliku lahendini, et see ongi see mõte, et kohtujurist ongi põhimõtteliselt kohtuniku parem käsi, kellega siis arutatakse ja kohtujurist on ka see, kes siis valmistab ette otsuste projekte. Ütleme nii, et see sõltuvalt, kui pikaaegne koostöö on ka kohtunikuga olnud, millises mahus on võimalik neid ettevalmistustöid ka teha. Et see sõltub nüüd siis konkreetsest kohtunikust, menetlusgrupist. Kuna ma olen süüteovaldkonnas, ehk siis tsiviil mitte, et süüteovaldkonnas me ikkagi üritame võimalikult kiiresti teemad ära lahendada, et meil väga nagu lükkamise maad kuhugi ei ole, et iga inimene ootab oma teemale vastust esimesel võimalusel ja ka kirjale vastust esimesel võimalusel. Küll aga on meie töö selline loominguline. Mina olen hommikuinimene, ma üldiselt olen selline 7-st väga kergelt alustab. Et praegu meil on ka nüüd rohkem kodukontor ja on ka selliseid olukordi olnud, kus õhtul alustad otsuse kirjutamist ja lõpetad hommikul kell 6, sest tuli vaim peale. Et selliseid asju tuleb ka ette, aga see mitte keegi ei sunni selleks, vaid kuna tegemist on loomingulise tööga, siis alati ei ole seda tunnet, et võt nüüd midagi tuleks, et vahest mõned asjad tahavad ka settimist ja läbimõtlemist, et sa saaksid siis need projektid ette valmistada. Jooksvalt on meil, üritame ka samamoodi digitoimikul üle minna, siis meil on väga palju IT-alaseid küsimusi, teemasid, mis niimoodi jooksvalt tulevad lahendada. Ja sellised need päevad põhimõtteliselt ongi, et varem, kui sai kontoris käidud, siis oli meil ka selliseid, kuidas ma nüüd siis ütlen, teema arutelu nurgakesi, kus arvuti teel on seda ikkagi natuke keerulisem teha võib-olla ühiselt, et need on nüüd nagu võib-olla kõrvale jäänud. Ja samamoodi kohtujurist ei käi kohtunikuga saalis kaasas, tal on see võimalus küll, aga tihtipeale on tööd nii palju, et sa lihtsalt ei leia aega selleks, et minna kuulama mõnda istungit. Kui sa siin ütlesid, et selle kohtunikuga on nagu hästi tihe koostöö, et kui kaua nagu sinu isiklikust kogemusest näiteks, et kui kaua nagu läks aega selleks, et nagu selline hea ja usalduslik suhe tekiks, et ma usun, et see ei ole nagu umbes esimese päevaga. See sõltub hästi inimest ja tegelikult alati inimest ei pruugi sobida ka. Et see on kõigi töös nii ja ma olen hästi palju kohtunikega koos töötanud, eks juba pikemat aega juba kohtus olnud ka, et on erinevaid kohtunikke olnud päris esimesel aastal, siis kui kohtujuristi projektiga alustati, tegin ma korraga 3 kohtunikule, see oli keeruline. Et tegelikult kohtujurist peab ära õppima kohtuniku käekirja. Et otsuste kirjutamisel täpselt samamoodi, et millised need ülesehitused on, mitte käekirja nüüd selle sõna otseses mõttes, aga lihtsalt sellise tema stiili ja tema stiili järgi ka kirjutama otsuse projekte. Et see võtab natukene aega, aga see on erinev ja mõned inimesed ongi rohkem sarnasemad ja tulebki see kiiremini. Aga kuidas see praegu on? Kas nagu igal kohtunikul on üks kohtujurist? Ma tunnistan, ma ausalt ei tea seda. Küll, et igal kohtunikul on oma jurist. Et see töömaht, et mis puudutab just Harju maakohut, siis see töömaht on väga suur. Et on keerulisem, me ajutiselt küll, kui on asenduste pinnalt on võimalik teha, aga üldiselt ei ole lihtsalt ajaliselt jõudlust. Arusaadav.
Aga räägime siis edasi nüüd natukene plussidest ja miinustest, et Mari-Li, milline töö osa sulle kõige rohkem meeldib? Et mis on nagu see sinu lemmik ülesanne või nagu lemmik valdkond, millega sa siin tegeled oma tööülesannete käigus? Ilmselt iga töö peabki meeldima, et muidu seda teha ei suuda, et olen kunagi omal ajal teinud ka tööd väga hea palga pärast, aga see nagu kaugele ei vii, et see on nagu järgi proovitud. Et see töö põnevus võib-olla ongi see, et meil puudub töös rutiin, iga asi on erinev ja see põnevus mingi asja lahendamisel, et võib-olla kõige rutiinsemad on need kõige tavapärasemad asjad, millest sul ei teki nagu nii suurt huvi, et joobes autojuhtimine siin, et need on võib-olla siuksed kergemad, lihtsamad, kus ei ole vaja midagi väga põnevat lahendada. Aga ma ei saaks öelda, et need ka vähem huvitavad on, et iga selle kaasuse taga joonistub mingi lugu välja, et miks ja kuidas inimene sinnamaani nagu ka jõudnud on, et ka need on omamoodi põnevad. Ma ei oskagi öelda, et oleks midagi väga ebahuvitavat. Ebahuvitavad on IT-tõrked kohtuinfosüsteemis. No need on nagu kõigil siin eriti kaugtöötamise ajal see kõige ebahuvitavam osa tööst. Just. Aga Kai, mis osa sinu tööst kõige põnevam on ja mis võib-olla on selline, mida pigem lükkaks edasi? No kõige põnevam, ma arvan, selle töö juures on just see, nagu kui paljude erinevate inimestega ma saan koos töötada, et ma töötan meie finantspoolega väga palju, meie äriinimeste poolega, ma tunnen, et mitte nagu ainult juurat puudutavaid teemasid, vaid nii palju muid tuleb ka sinna juurde, millest ma ikkagi pean aru saama, mitte ma ei pea küll neid ise nagu vedama, aga et see on lihtsalt nii arendav igapäevaselt ja kuidagi see motiveeribki kogu aeg seda tööd edasi tegema minu meelest. Ja võib-olla see, et mis nagu vähem meeldib, ei ole nagu mingi konkreetsed ülesanded, võib-olla vahepeal mingit asjade organiseerimine, et teemist tähendab, jurist peab väga palju nagu mingisugust projektijuhtimist tegema, ükskõik, kas sa töötad büroos või sa töötad majas sees juristina, et kuidagi juristid üldjuhul on pigem nagu organiseeritud oma töös, ma ütleks, ja kõik teavad, et seda on hea ära kasutada ja panevad siin nagu palju nagu projektijuhtimisülesandeid ka tegema. Et need võib-olla on sellised, mis vahel nagu natukene ärritavad, kui on kiire ja tahaks võib-olla sisulisi asju teha, aga eks iga tööga vist käib midagi sellist kaasas ka. Ja vahepeal eks ikka mõtled, et võiks võib-olla veits vähem tööd olla, vaatad mingid sõpru, kes on võib-olla teisi erialasid valinud ja lõpetavad varem oma õhtuid ja elu tundub selle võrra vahepeal natuke parem, aga siis samas mõtled jälle selle töö sisulise poole peale ja saad aru, et võib-olla see enda valitud töö on jällegi nagu arendavam ja selle võrra motiveerivam, et siis teed paar tundi rohkem, kui on vaja teha. Aga kui sa pead töötama seal erinevate, ongi mingid tootejuhtidega ja finantsinimestega, et kas sa aeg-ajalt nagu tunned, et juurast üksi ei piisa, et kas oleks nagu vaja veel mingisuguseid laiemaid teadmisi? Ja ma olen nõus, et nüüd võib-olla oleks vaja neid majandusalaseid teadmisi, mille peale ma kunagi mõtlesin, et võiks neid õppima minna. Ega tegelikult jurist ju ei pea oskama neid asju, eks sa õpid neid natuke oma töö käigus, ilmselt mitte nagu pisidetailidena, aga sa õpid üldpilti nagu mõistma ja aru saama, et kuidas kõik asjad koos töötavad. Aga olgem ausad, kõik inimesed, kes on oma erialas nagu väga kodus, eeldavad inimesed, kellega nad räägivad, asju koos teevad, saavad sama palju sellest aru kui nemad. Et kui ma meie finantsjuhiga asju teen, siis ta eeldab, et kui ma vaatan meie bilanssi või mis iganes majandustulemusi, et ma saan ka kohe nendest numbritest aru. Et ma ei saa, kuigi ma olen nüüdseks neid majandustulemusi ja asju nii büroos vaadanud kui majas sees juristina vaadanud, aga ikka iga kord alustaks nagu natuke nullist ja hakkad jälle mõtlema, et mis see loogika seal taga oli. Aga siis jälle tuletad neile meelde, et sa ei saa kõigest aru ja inimesed üldiselt ikkagi seletavad, kui sa palud, et keegi selgitaks ja niimoodi nagu õpidki ja läheb kergemaks ajaga üldiselt. Väga vahva. Aga järgmise teemana puudutame natuke nagu ettekujutust ja nagu sellist, et milline on siis see Instagram versus reality, et kui mina kunagi õigusteadust õppima läksin, siis minu vanaema ütles, et issand, et nüüd sa hakkad pätte kaitsma. Sellest hetkest, kui ma õigusteadust õppima läksin, on möödas juba 10 aastat ja mitte ühtegi pätti ma oma karjääris kaitsnud ei ole. Et
milline oli sinu ettekujutus sellest, et mida sa õigusteadusega teha tahad või nagu teha tahad ja teha saad? Ja kuidas nagu see siis päriselust erineb? Kai on nüüd unmute peal, nii et... Ja, minu vanaema ka arvas, et ma lähen pätte kaitsma, aga ma ise nii palju ikkagi teadsin, et pätte ma ei lähe kindlasti kaitsma või kuidagi mul just see karistusõigus ja kogu see kriminaalpool ei olnud kunagi nagu väga huvi tekitanud, et pigem minu nagu selline tavainimese ettekujutus õigusteadusest oli ikkagi need USA filmid, kus sul on advokaadid, kes käivad kohtus ja vaidlevad ja tegelevad kogu selle protsessiga. Et eks ma ikka teadsin, et ta on teisi pooli ka ja nagu ma mainisin, siis tegelikult ma läksin pigem nagu selle mõtteviisiga, et kui ei meeldi, siis see on hea asi, mida olla õppinud ja mis avardab võib-olla üldist silmapilti ka palju. Aga jah, pigem mu ettekujutus oli nagu sellisest kohtuadvokaadist. Aga siis seal olles said ikka rohkem aru, et on tegelikult ikka väga palju muid väljundeid ka ja kuidagi just võib-olla väljundeid, mis mulle nagu sobivadki paremini kui kohtuadvokaadi töö. Ja siis hakkasid uurima neid ja niimoodi jõudsid millenegi, mis nagu meeldis rohkem. Ja eriti just nagu USA sarjades see suurepärane ettekujutus, et kohtuadvokaat umbes iga päev ähvardab kellelgi midagi välja pressida ja ma ei teab enam-vähem kõigi eks-naisi, mehi, armukesi, koeri ja niimoodi saab oma töös edasi. See minu meelest on nagu kõige suurem nagu vale arusaam. Ja see ka, et kõik alati nendes USA filmides tundub, nagu kõik kohtuadvokaadid omavahel vihkavad üksteist, sest nad on suurimad vaenlased. Eesti mastaabis ma ütleks, et kõik juristid on pigem nagu sõbrad, kõik on kas koos õppinud või koos peol käinud või ühises seltskonnas midagi teinud, et kõik nagu pärast tööülesandeid on ju sõbrad edasi. Seda kindlasti ja ongi nagu üldiselt nagu mitte ainult advokaatide vahel, vaid ka nagu laiemalt kõik õigusala inimesed. Aga Marili, sina siin natuke siis representeerid seda kriminaalõiguse poolt, et mida sina arvasid, et sa hakkad tegema, kui sa õigusteadust õppima lähed ja kuidas see sinu päris igapäevaelust siis erineb? Ega mul ei olnudki. Ma julgeks tunnistada, võib-olla on ülikoolist nii kaua aega möödas ka, et enam ei mäleta. Aga ma ei mäleta seda, et ma oleks nüüd kindlalt mingi valdkonna poole väga kaldunud, et ilmselt väga suureks mõjutajaks olid ikkagi need õppejõud, et kes mis ainet andis ja mis meeldima hakkas, et ma arvan ka keskkoolis ja üldse põhikoolis ka lastel on väga oluline see, et kes õpetaja on ja kui huvitavaks ta suudab oma aine teha. Aga mis puudutab niinimetatud pättide kaitsmisse, siis tegelikkus on just see, et advokaat tuleb seda, et oleks seaduslik kõik, et see ei olegi iga selle asja taga joonistub mingisugune lugu, et tegelikult on ju inimene mingil põhjusel sinnamaani jõudnud, et ta mingi teo toime pannud. Et ma võib-olla ei võtaks seda niimoodi, et siin ei tohi just isiklikuks muutuda, aga prokuratuuri poolt, et me peame vaatama seda tegu, et miks ja sinna taha nagu kaugemale, et see on huvitav, et ma ei ütleks, et see on nagu pättide kaitsmine. See on võib-olla nende õiguslike argumentide leidmine, et jah. Jään siinkohal võib-olla. Kui sina teed nagu otsuse ära, eks ole, et sina töötad maakohtus, et seda otsustab edasi kaevata. Et kas sa pärast nagu jälgid ka, et mis sellest otsusest saab või on sul pärast kuidagi nagu kahju või mingi õppimismoment, et kui see otsus nagu püsima ei jää ja kõrgemas kohtus ära tühistatakse? Absoluutselt, seda me jälgime kõik kullipilgul, et selle ma olen nüüd ära õppinud, et kaebust ma ei loe. Et enne me ennast mõttest närvi ajada, kui lõpuks tuleb siis kõrgema astme kohtu lahend. Et ikka hakkad kahtlema enda ühes või teises asjas. Aga mis siinkohal on oluline veel, et hästi oluline, eriti ma leian süüteo valdkonnas, on nende lahendite selgus
ehk siis arusaadavus sellele klientuurile samamoodi. Ja vahest võib-olla lihtsalt jääb, mõtled, et ma oleks võinud seda paremini selgitada, et ma tegelikult ju mõtlesin, vot selliseid asju jääb vahest õhku. Aga üldjuhul on see, lahendab kohtunik seal vahel juba selle ka ära, et minust jõuab edasi otsuse projekt kohtuniku lauale. Aga kui see ilmselt ka sõltub, eks ole, et kui palju seal kohtunik siis toimetab või nagu oma käe järgi ümber kirjutab või kuidas sellega on? Eks see sõltub ja sõltubki väga paljudki sellest, et kui hästi sa juba oled kohtunikuga selle koostöö ära lihvinud ja ka paljuski selles, et kui palju eelnevalt on omavahel läbi räägitud. Et kui palju on aega olnud läbi rääkida, kuidas ja mil moel see peaks kujunema see otsus. Et jah, ega see, ma arvan, paljuski ikkagi räägitakse ennem läbi, et mitte väga palju ka tühja tööd teha. Aga tuleb ka olukordi ette, kus tuleb kirjutada lahendit, kui sa ise arvad teisiti. Et need on ka huvitavad olukorrad ja tõeline pettumus valdab siis, kui järgmine aste jätab selle jõusse ja sul ei olnudki õigus. Siit Kaile selline küsimus, et selle selguse ja arusaadavuse koha pealt, et hästi palju nagu õiguslikele tekstidele ja nagu heidetakse ette, et nad on väga raskesti arusaadavad ja kantseliiti täis ja et kuidas sinu kogemus sellega on, et kas see on nagu muutumas või muutunud või on endiselt ikkagi väga raskesti arusaadav? No ma arvan, et ega see ei sõltu ilmselt ajast, vaid pigem nagu kirjutajast, et on ikka neid inimesi, kes kirjutavad väga keeruliselt, aga ma arvan, neid on igas valdkonnas, loe ükskõik millist valdkonda puudutavat teksti ja oleneb ju autorist, et kas sa saad aru nagu kõrvaltvaatajana, mis ta öelda tahab või mitte. Aga kui kohtujuristid nõutakse nagu täpsust ja selgust, siis ma arvan, et tegelikult kõikidelt juristidelt, kui minu töö või kõiki dokumente, mida ma koostan, ma ei koosta nagu üldiselt teistele juristidele lugemiseks. Et nad on ikkagi meie äriinimestele, kes peavad selle dokumendiga midagi edasi tegema ja tegelikult seda kirjutades juba ma nagu mõtlen alati, et kes on nagu see lugeja ja sellest sõltuvalt ma nagu tean, mis sõnu ma saan kasutada, et ma ju tean mingit termineid kasutades tegelikult need pole juriidiliselt võib-olla 100% korrektsed. Aga kuna ma tean juba ette, et see inimene, kes ta loeb, ei saaks sellest õigest terminist aru, siis ma nagu suhteliselt teen selle järeleandmise ja kirjutan nii, kuidas ma tean, et tema nagu lugedes sellest aru saaks. Aga näiteks, kui ma kirjutan enda otsesele ülemusele, kes on samamoodi jurist, siis ma tean, et ma saan nagu kasutada kõiki termineid täpselt nii, nagu ma 100% korrektselt tegema peaks, sest ta on minuga nagu sama taustaga ja ta saab aru, mis ma öelda tahan. See on minu meelest nagu suur nagu kogemuse märk, et sa nagu saad aru, kellele sa kirjutad. Et eriti värskelt minu meelest ülikoolist tulnuna sa oled nagu hästi raamides, et sulle on nagu õpetatud, et nii on õige. Päris elu ei ole nagu nii must ja valge, vähemalt minu hinnangul üldiselt. Aga vaadates natukene tulevikku, et kogu aeg on jutt, et artificial intelligence võtab meie kõigi töö ära. Et mis te arvate, mis nagu õigusvaldkonnas ja eelkõige nagu teie töös 5 või 10 aasta jooksul juhtub, et kuidas see töö muutub või kas ta muutub üldse? Nii palju, kui ma tegelikult juba nagu enda kogemuse või töökogemuse ajast olen näinud, eks artificial intelligence, ma ei usu, et tööd ära võtab, pigem need on nagu sellised toolsid, mis aitavad juristidel tööd teha või teevad meie tööd nagu millegi võrra kergemaks. Kas mingid programmid, mis võib-olla teevad sinu eest mingi osa rutiinsest tööst ära või aitavad sinul enda nagu tööd kuidagi kergemini teha. Et ma ei usu, et midagi oleks nagu juristide tööst ära võetud, et pigem ongi ära võetud need elemendid sellest tööst, mis üldjuhul juristidele ei meeldigi ja mis teevadki nagu töö efektiivsemaks nüüd. Ja ma arvan, et ega tulevikku vaatavad ilmselt samamoodi, et juristide töös ikkagi nii suur osa põhineb nagu inimsuhtlusel ja kõigel sellel, mida nagu ei saa need arvutiprogrammid sinu eest ära teha. Et ma arvan, et selles suhtes me ei pea küll muretsema, et keegi meie tööd ära hakkaks tegema. Marili, mis sina arvad siin ka? Robotkohtunikust on siin kirjutatud päris mitu
kõlava nimega arvamusartiklit. No, ma nõustun täielikult Kaiga, aga robotkohtunikust, no kui praegu vaatame neid süsteeme, mis meid peaks abistama, siis ma julgeks küll väita, et need on tihtipeale takistavaks elemendiks, et no 5 aastaga siin kindlasti midagi ei juhtu. Ja ma arvan, et ikkagi see ikkagi väga palju kõik need lood on ju erinevad, et siin ei ole sellist väga stampi, et jah, otsusesse me võime kuskilt, et süsteem sisestaks automaatselt mingid isikukoodid või numbrid, et need jookseksid laiali kõikidesse erinevatesse dokumentidesse. Aga päris robotkohtunik, ma praeguse pinnalt küll ei julgeks näha, et siin midagi lähema 5 aasta jooksul üldse toimuks, ka mitte 10 tõenäoliselt. Kas sa arvad, et osalt see on ka nagu sellepärast, et kohtud on riigi osa ja riigi sektoris üldiselt nagu võivad asjad natukene kauem aega võtta? Jah, ja tegelikult, kui ma paneks ennast praegu nüüd selle süüdistatava asemele, siis ma vist tahaks ikkagi niisugust inimlikumat lähenemist, mitte seda, et kuskilt mingi robot mulle midagi ühe pulgaga ütleb nagu kõigile. Et ma arvan, et see on nagu see valdkond, kus ta on ka mingil määral nagu psühholoogiaga läbi põimunud, et inimsuhed, ma arvan, et see ei töötaks antud valdkonnas meil küll. Ja jah, selles mõttes ma nõustun, et on natukene lonkavad kõik need digisüsteemid meil nii vaktsineerimistest kuni kohtuinfosüsteemini tõenäoliselt välja. Isegi meie nii kõrgelt digitaliseeritud riigis, eks ole. Aga ma arvan, et sellest õpitakse. Tegelikult iga viga on sellest positiivselt näha, et igas veas, et see on jälle areng, et me jõuame kuhugi edasi, aga ütleme kohtusüsteemis robotkohtunik, ma isiklikult julgeks küll väita, et see ei tule nii pea kui üldse. Aga kus sa ennast näed 5 aasta pärast? Kas endiselt kohtusüsteemis? On küll. Võib-olla üldiselt nagu ka, et oleks nagu publikul huvitav teada, et milline nagu on üldse karjääriredel enam-vähem kohtusüsteemis? Tegelikult ongi see, et sellest me saame aru, ilmselt kaob mingi hetk motivatsioon, et ka nagu Kai siin rääkis, et liikus edasi kuhugi, et inimene peab pidevalt kuhugi liikuma, et kui sa nagu jääd väga kauaks kuhugi paigale tammuma, siis sul kaob motivatsioon ja see sära silmis seda tööd teha. Et olenemata isegi sellest, et meie töö ei ole väga rutiinne. Nüüd, mis puudutab kohtujuristi, siis edasi on tal võimalik sooritada eksam ja püüdleda siis kohtunikuameti poole. Samas advokaatidel, prokuröridel on võimalik liikuda süsteemisiseselt siis ilma eksamita, siis kandideerida kohtunikuks või siis kohtunikul siis vastupidi liikuda. Et ma ei julgeks väita, kas ma 5 aasta pärast sinna poole nüüd liigun just, aga see on nagu järgmine aste vast, kuhu liikuda, jah. Ja nüüd, kui ma olen kohtus töötanud, siis kui kooli ajal veel mõtlesid prokuratuuri või advokatuuri poole, siis nüüd enam ei taha. No hea teada. Kai, mis sina arvad, mis sinu 5 aasta perspektiiv toob? See on hea küsimus, sest et kui ma tegelikult advokaadibüroost ära tulin, siis mu mõte oli, et ma lähen 2 aastaks. Et ma ikkagi lähen büroosse tagasi, sest et just nagu Marili mainis, siis kohtus sul on nagu mingi karjääriredel, et sul on kohtujurist, kui sa tahad mingi hetk saada kohtunikuks hakata püüdlema. Advokadibüroos oli samamoodi, et sa olid jurist, advokaat, mingi hetk sul on nagu võib-olla mõte, et äkki tahaks partneriks saada, et sul kuidagi on nagu kuhu pürgida. Ja kui ma tegin nagu selle muudatuse majasiseks juristiks hakata, siis see oligi tegelikult mu jaoks nagu kõige suurem küsimus ja tegelikult on siiamaani, et mul ei ole nagu ees enam seda konkreetset karjääriredelit, et ma olen nüüd see jurist seal juriidilises tiimis ja ma nagu ei tea, mis see järgmine samm on, et muidugi see ei ole kuidagi seotud nagu palga ega kogemusega, kuna see ju ikka kogemus kasvab, palk kasvab ajas, kõik kasvab, aga lihtsalt see, et mul endal võib-olla mingi hetk võib tekkida see tunne, et kas midagi nagu muutub või ei muutu või mis nüüd saab.
aga on natuke raske veel kommenteerida, sest et ma veel ei ole nagu jõudnud sinna maale, kus ma tunnen, et mul oleks vaja nagu mingit suurt muudatust. Aga noh, ilmselt nagu see nüüd majasiseselt töötada, see on jälle see võimalus alati, et sa näed nagu rohkem seda ärilist poolt ja võib-olla on võimalik sinna äri poole mingi hetk rohkem liikuda ja jätta nagu see juriidiline pool võib-olla nagu teisejärguliseks. Et ei tea jah, nagu mis see 5 aasta pärast täpselt olema saab, aga ma hetkel nagu ei näe ennast veel büroosse tagasi minemas, et seal olid omad rõõmud, aga ma ütleks, et neid rõõme on rohkem seal mitte olles. Kas sa nüüd oled ka nagu kliendi rollis olnud advokaadibüroode suhtes, et üldiselt ju ettevõtted nagu ka ostavad mingil määral ikkagi sisse? Ja ei, me ostame väga palju sisse teenust ja minu valdkonnas me ostame just sisse tegelikult teenust sellest samalt bürool, kus ma töötasin 5 aastat. Nagu väga huvitav kogemus, aga ei, kliendi rollis on väga palju parem olla, et siin ei ole nagu küsimust ja ega ma ei ole selline klient, kes ütleb, et on vaja täna asju, kui tegelikult ei ole. Et ma arvan, et ma olen väga mõistlik kliendi rollis ja ma arvan, et ma olen selle võrra ka hea klient, et ma kuidagi tean seda teist poolt ja ma tean, mis tunne on seal olla ja ma tean, mis siin nagu motiveerib kliendile tööd tegema ja mis ei motiveeri. Et ma ju tean ise, et ma tegin kindlasti halvema kvaliteediga tööd klientidele, kes nagu kogu aeg vingusid ja virisid asjade üle, millel ei olnud tegelikult alust, kes tahtsid kõike kohe, et kvaliteet kannatab nagu kõige selle alt, kui sa ise oled nagu halb klient tegelikult. Et ma arvan, et ma tean, kuidas olla normaalne klient ja ma üritan olla ja. Väga hea teada. Aga siis rääkides veel sellistest ettekujutustest ja nagu eelarvamustest eelkõige, et kui vanaemad arvavad, et me lähme pätte kaitsma, et mis teie arvates on veel nagu sellised eelarvamused, mis on ühiskonnas levinud ja et mille kohta te tahaksite öelda, et see kindlasti nii ei ole või ka, et tegelikult nii ongi? Võib-olla kõik, mis mulle nagu esimesena kohe selle teemaga meenub on, ma ei tea, kas see oli minus asi või see ikkagi vist üldine arvamus, et juristil on nagu väga hea palk, et nad on väga jõukad. Et ma ei ütle, et juristil on halb palk. Ei, kindlasti meil on Eesti keskmisega võrreldes nagu väga okei palk ja selle üle ei saa vinguda, aga ma ütleks, et see ei ole töö, mida sa teed palga nimel. Et kui sa arvutad ümber oma palga nendesse töötundidesse, mida sa teed, siis ma arvan, et see palk on tegelikult väga väike võrreldes mingite teiste erialadega, kus sa ilmselt saad neid samu tasusid, aga võib-olla oluliselt väiksema arvu töötundide eest. Et kui sa nagu õigusteadust õpid ja edasi selles valdkonnas töötad, et siis ma arvan, et midagi muud peab sind motiveerima kui see palk, mis sulle pakutakse. Võib-olla siin on natukene Eesti teema ka, et on ikkagi mingid suuremad riigid, kus juristide ja advokaatid ikkagi on nagu väga kõrged tasud ja see on väga suur motivaator nende jaoks, aga ma ütleks, et Eestis ta on võib-olla üks väga väike osa sinu nagu kogu sellest paketist, mis sind motiveerima peaks. Jah, aga samas eriti just advokaadibüroode koha pealt Eestis ka tegelikult see nõudmine versus nagu, et mis sul on USAs mingisuguse alustava juristi tööpanuse nõue nagu büroo poolt versus see, mis Eestis on, et need on ka hästi kardinaalselt erinevad, aga muidu ma julgen sinuga nõustada selles osas, et selline arvamus on ja ka, et selle sinu arvamusega selle koha pealt. Marili, mis sina arvad, et? Mul tuleb jälle Kalvi nõustada siia, õnneks rääkis enne mind kõik ära, et ega nagu rohkem ei teagi, kas on veel mingeid müüte, ei tulegi nagu niimoodi pähe, et võib-olla mis puudutab konkreetset kohtujuristi ametit, siis on läbi käinud see müüt, et me ei vastuta justkui millegi eest, et me teeme ju projekte, et me ei allkirjasta otseselt ise. Ausalt, see lisab nagu suurema vastutuse sulle, et sa teed kellelegi ja sa pead mingiks ajaks jõudma, et võib-olla see on, aga see on nüüd niisuguses kitsamas ringis, aga niisugust üleüldisemat. Üldiselt, ma ei tea, see võib olla mingisugune 90-ndatest arusaam umbes, et krimikohtunik näiteks on ohtlik olla. Et kas sellist mingit asja on või see on tegelikult ka mingisugune arusaam USA seriaalidest ja maffiafilmidest? Ma arvan küll pigem, sest tegelikult ega kohtunik ju saalis
ta püüab sellest asjast aru saada, mitte ei ole see, et ta on kellegi vastu või kellegi poolt. Et ma usun, et meil võib-olla, kui saalis midagi on, siis ja kui keegi süüdistatavatest isiklikult, siis pigem prokuröri vastu, sest prokurör on see, kes süüdistab. Et kohtusaalis kohtunikuga ikka on mõistlik hästi häid suhteid hoida, et ehk mõistab veel õigeks. Aga ma arvan, et kohtunikele vast sellist, kui kohtunik ise saalis on mõistev arusaaja, siis ma küll ei usu, et see mingit ohtu kohtunikule kujutaks. Et seal ikkagi ju arutatakse seda tegu, et see ei ole selline isiklik. On muidugi juhtumeid, aga sellest on tõesti aegu möödas, kus vanglas saadeti ähvarduskirju pärast lahendit. Aga üldiselt need saavad kiire lõpu. Kõik osapooled jäävad ellu. aga nendele samuti reageeritakse aga no, ma arvan, et see on igas eluvaldkonnas ja tuleb ette, et ma küll ei arvaks, et see amet nagu lisab suuremat ohtu, aga see on puhtalt mu isiklik arvamus. Aga võib-olla veel üks müüt, Marile, mida sa saad ümber lükata, et kohtujuristi ja võib-olla üldse nagu kohtusüsteemi töötajate osas, kuna te olete osa nagu riigisektorist, mitte võib-olla erasektorist, et siis on nagu arusaam, et kell kukub ja on kõik ja et kohtunikku ei huvita, millal see lahend tehtud saab, et sellest tulenevalt siis on ka nii pikad tähtajad alati kohtuprotsessi ja lõpliku lahendi vahel, et võib-olla saad meile tutvustada seda tagatuba ka natuke. No süüteovaldkonna poole pealt siis ikka on ju. Et ei, kindlasti kohe mitte. Ei, sellist asja nüüd küll ei ole. Kuskil mingit venitamist ei ole. Tegelikult meie töötunnid on tihtipeale ikkagi, kui on rohkem tööd ja vaja midagi teha, siis keegi ei vaata ka seda 8-tunnist tööpäeva, vaid tehakse ka pikemalt. Ja tegelikkuses ei venita me ka vastustega. Me üritame alati kodanike küsimustele vastata ikkagi esimesel võimalusel, mitte viimasel võimalusel. Ja mulle tegelikult meeldis, õiguskantsler on siin ka selle välja öelnud, et ametnik ikkagi on see, et asja mitte toast välja saatmiseks, vaid asja lahendamiseks. Ehk sa ei menetle asja toast välja, vaid sa lahendad selle asja ära. Ja püüad ka suunata tihtipeale kodanikke siis mis iganes kaebuse esitamisel suunata, kus ta leiab õige blanketigi. Et ei, nii küll ei ole, et ei venita keegi seal niisama seda püksikummi ja tihtipeale on paljudes asjades ongi ju tähtajad. Ma ütleks, et võib-olla on huvi advokaatide poolt venitada mõne asjaga. Huvi on ikkagi, me tahame oma menetlusnumbrid ikka väikseks saada, aga muidugi see asi peab olema sõltuvalt ka siis sellest mahust. Kui mahukas mingi asi on, et siin on ju suured protsessid, mis just Harju maakohtus on, kestavad aastaid. Et need ongi need protsessid, mis kestavadki, aga see ei sõltu nüüd ainuüksi alati kohtunikust, vaid suurtes protsessides on ka väga palju menetlusosalisi, kes võivad haigestuda. Siis on juba järg ju edasi, et ega siis kohe ei ole ka võimalik ka advokaadid. Meil on ju niinimetatud siis suurte protsesside advokaadid tihtipeale, kes käivadki paljudes erinevates protsessides ja nad on hõivatud, me ei saa ka koheselt uut aega. Aga tuleb tunnistada, et kohtul on rohkem seda mänguruumi ja pakume tihtipeale varasemaid aegu, kui ka advokatuurile või advokaadile see sobiks. Et ei, seda venitamist ei ole. Käsi südamel. Siitpoolt samamoodi öelda, et eriti selle kaugtööga, et see küll puudutab rohkem mingisuguseid äriõiguse ja registri asju, et ka tulid mingisugused määrused, kas või laupäeviti, et tõesti nagu tehti oma tööd nagu tublisti ja mitte niimoodi, et kell 5 ja aitab küll. Võib-olla siin sellise viimase küsimusena, et kellel te soovitaksite minna õppima õigusteadust? Marili, nüüd on sinu kord esimesena. Aimasin ei jõudnud ennast mute peale panna. Et kellele ükskõik mis asja õppima minna, ükskõik millist, olgu see, see ei pea olema ainult õigusteadus, et see ala peab sind huvitama, see peab sul olema mingil määral hobiks ja kindlasti kui mõelda palganumbri peale, ükskõik mis alal täpselt samamoodi, siis see ei vii kaugele. Et õigusteadust julge peab inimene olema. Peab julgema suhelda ja julgema enda seisukohtades seista, neid põhjendada. Mis omadusi veel peaks olema, et
eks see julgus on võib-olla, ma arvan, et üks märksõnadest ikkagi, aga kõigepealt peab see ala meeldima ja julgus peab olema ka teha seda otsust, et kui sa oled seda õppima läinud ja sa leiad esimesel teisel kursusel, et see ei ole sinu ala, siis tuleb midagi muud valida. Et kui ikkagi see ala ei meeldi, siis seda tööd ei ole võimalik niimoodi sunniviisiliselt teha. Kai, mida sina arvad? No muidugi ma olen nõus sellega, mis Marili ütles, aga samas ma arvan, ma olen üks hea näide sellest, kellel ei olnud nagu väga suurt huvi õigusteaduse vastu. Mitte, et ma oleks arvanud, et see on igav, aga ma ei olnud nagu mingi entusiast. Mul oli väga palju kursakaaslasi, kes vabal ajal tegelesid kõikide juuraga seotud küsimustega, juhtisid mingisuguseid organisatsioone, mis olid juuraga seotud ja nagu sa nägid, et nende igapäevane nagu motivatsioon oli kuidagi selles juuramaailmas nagu aina rohkem ja rohkem sees olla. Ma ei olnud nagu üks nendest üliõpilastest. Ma nagu tegin ära oma ülesanded, mitte et ma tegin nagu miinimumi, ma arvan, ma tegin hästi, mis ma tegin, aga ma ei olnud nagu selline, kes tahtis 100% oma elust nagu juuraga kuidagi siduda ja ma ei ütleks, et ma pidasin nagu juurat oma hobiks õpingute ajal. Ja siiamaani ma ei pea, see on mu töö ja kui see töö nagu lõpeb, siis mulle meeldib, kui mul on nagu muud asjad mu elus ja need, ma arvan, et mul olulisemad kui juuramaailm. Ehk siis nagu ja väga tore, kui sulle meeldib see valdkond juba enne ülikooli minekut, siis muidugi ma arvan väga hea valdkond, mida õppida, aga isegi kui sa oled selline nagu mina, kes ei tea, mida nagu sa tahad teha kindlalt, siis ma arvan, et see on hea eriala, kuhu minna, kus ennast proovile panna. Ma arvan, et seal on väga head pädevad lektorid ja muud õppejõud sul ees. Üldiselt sul on väga palju, ma arvan, säravaid kursakaaslasi seal, et vahel hakkavad ajaga asjad meeldima, et sa ei tea kohe, kas sulle nii väga see meeldib. Ja see julguse teema, ma olen nõus, et ilmselt nagu see tuleb väga palju kasuks, aga julgus ilmselt väga paljus enesekindlust pigem tuleb sellega, kui sa tunned, et sa tead, mida sa räägid ja sa oled selles valdkonnas kodus ja see kõik nagu tuleb ajaga. Aga muidugi see on suur pluss nagu isikuomadusena seda valdkonda valides. Ja, minul jääb siin üle ainult kõigega nõustuda. Et tõesti nii on ja nagu me enne arutasime, et võib-olla kui algus nagu ei hakka väga vedama, et siis natuke aega kannatada, aga see on ka Marilil minu meelest väga hea point oli, et kui ikkagi ei hakka meeldima, et siis lõputult ei ole ka mõtet kannatada, et tegelikult ju elukestev õpe ja eks kõik inimesed muutuvad, karjäärid muutuvad, eks ole, et tegelikult ei pea olema ju kinni selles ühes otsuses, mis sa selle 19-aastaselt teed, või 20-selt või millal iganes. Aga vahva juturing siin hakkab vaikselt lõpupoole jõudma. Ma küsin omalt poolt ka vahele tegelikult mõned küsimused veel, et hästi lahe, et nagu kaks tõesti nagu niivõrd erinevat siis suunda ühest valdkonnast, et sellest täna rääkisite ja natuke käisid meil läbi ka juba, et me siin-seal puudutasime neid erinevaid iseloomuomadusi, et mida siis oleks nagu õigusteaduse puhul vaja. Et kui te mõtlete konkreetselt oma ameti peale, mida te täna teete, et mis on siis võib-olla need kõige tähtsamad nagu isikuomadused, mida te välja tooksite, mis võiks olla? No ma arvan, et väga palju tuleb kasuks, kui sa oled suhteliselt organiseeritud oma asjades. Et sa ei pea eraelus olema, ma arvan, ma ei ole eraelus väga organiseeritud, aga sa pead oskama olla nagu tööasjades. Kuna inimesed, kui nad pöörduvad ükskõik mis juristi poole, nad eeldavad, et nad saavad nagu sealt mingid vastused ja nad saavad aru ja nad kuidagi rahustatakse maha, et on probleem, aga sellel on lahendus ja sa pead suutma seda presenteerida kuidagi selgelt ja organiseeritult. Et ma arvan, et see organiseeritus on nagu väga suur asi, mis nagu aitab kaasa selle erialal töötades. Ja veel ma ütleks selline kannatlikkus ja stressitaluvus, et see ei ole võib-olla kõige meeldivam töö aeg-ajalt selles mõttes, et kõike on vaja nagu kohe suht tihti, ma arvan, et ei hinnata nagu juristide panust piisavalt, et see tundub nagu selline väike lüli suures protsessis, eks ta ongi. Ega ärilised otsused on suuremad ja juriidiline pool nagu on seda toetav, aga see ei tähenda nagu, et see oleks tegelikult vähem oluline, et ta lihtsalt on võib-olla väiksem osa. Et siis kuidagi, et osata nagu kannatlikkus seal üles näidata ja kuidagi selle protsessiga lihtsalt kaasa minna ja aru saada, et nii lihtsalt on. Okei, see on väga hea point, et see just see organiseeritus. Marili, mis sa enda poolt välja tooksid? No siin julgeks väita, et see on minu üks nõrgemaid külgi
Eks see tekitab raskusi ja mis mõte mul praegu sellega seoses üldse siin tekkis, et kõigepealt veel nii palju, et ma tegelen täpselt 7 asjaga korraga. Kuna meie töömahud on niivõrd suured, siis see on asi, mis vahest nagu tohutult väsitab. Et nüüd toodi meil laua peale töö juures teine ekraan ka, et saaks ikka rohkem sinna tekitada igasuguseid dokumente, pabereid ja vastata telefonile, meilile ja kirjutada samal ajal lahendid korraga, et see ei tuleks nagu kiri prostokvaasinust, et saba nagu polekski, siis see nõuab nagu päris sellist keskendumist. Aga mis asi on selle töö puhul, mida ma tunnen, mis on nagu miinuseks hästi palju, et tihtipeale, kui sa tuledki töölt koju või lõpetad kodus selle töö, siis ühtegi probleemi sa ei saa ju päevaga lahendatud. Ikkagi läheb see ju, või no ütleme, aga kui päevaga saad, siis võib see tööpäeva lõpp langeda sinna, kus sul ei lahene need kõik päevaasjad ära, sa pead kuskilt järgmine alustama, siis õhtul sa ei suuda ennast välja lülitada. Et su mõte ketrab edasi, lähed koeraga välja, mõtled edasi, vaatad telekat, samal ajal tunned, kuidas mõte ketrab kogu aeg, kuidas seda olukorda lahendada, heidad magama, ikka endiselt mõte töötab. Et see on see vahest, mida tahaks nagu seda väljalülitamise nuppu, et kuna see on selline vaimne töö ikkagi ja vaimset pingutust nõuda hästi palju, siis see on see keeruline hetk. Ma olen nõus ja ma tegelikult ei ole aru saanud, kas see nagu on lihtsalt juhus, et see on hästi palju juristidel või see tuleb su tööga. Et mul on ka, kui mul tekib reede õhtul mingisugune küsimus, kas see on selline huvitav või see on veits halb ja sa tead, sa pead seda lahendama, siis ma tean juba ette, et nädalavahetusel on rikutud. Isegi ma ei pea midagi tegema sellega seoses nädalavahetusel, aga ma tean, et ükskõik mida ma teen, ma nagu mõtlen samal ajal sellele ja mul nagu puudub see nupp, see kuidagi välja lülitada ja sellest eemale minna. Et ma tean, et on sükst inimesi, aga ma ei ole ka üks nendest kahjuks. Just, see on tõesti ja see tegelikult kurnab ka füüsiliselt, et sa tunnedki lõpuks, et sa oled väsinud. Samas ongi reede õhtu võiks ju välja lülida, nädalavahetusel puhata, esmaspäeva hommikuks on seal võib-olla mõte, tuleb värske peaga palju paremini, aga seda ei suuda teha tõesti ja see on nagu raske juhus. Et seda enam, et töö ei lõppe kunagi, et ei ole ka seda hetke, et sa reede õhtu paned, ma tegin selle nädala töö kõik ära, et sihukest asja ei juhtu ka, ei tea, et juhtuks. Eks seda vist tuleb päris mitmes valdkonnas ette, aga jah, et eriti teil, kus teil on kogu aeg erinevad case'id käsil, et ma täitsa usun, et peab olema seda oskus siis, et natukene ennast välja lülitada, aga teiselt poolt jällegi öeldakse, et kui sa teed midagi väga suure südamega ja armastusega, sulle meeldib see, mida sa teed, et siis sa mõtledki sellest kogu aeg, on ju. Aga ma küsiksin veel, et ütleme nüüd, et kui keegi läheb õppima juurat ja nad on oma 3 aastat ära õppinud ja täpselt ei tea veel, et mis suunda siis nagu seal õigusteaduses ikkagi võtta. Et kuidas võib-olla seda nagu endale lahti jagada või siis üldse ka see, et kui lihtne näiteks on noortel leida tööd õigusvaldkonnas. Et kas see on suhteliselt selline kuum valdkond, kus alati otsitakse inimesi või pigem pead ise nagu tikutulega endale tööd otsima? Eestis võib-olla on positiivne see, et ega sa ei pea õigusteaduses 3 aastaga midagi ära otsustama, sest sul on veel 2 rõõmsat aastat, mis on ühised kõikidele õigusteaduskonna tudengitele, et seal on vist väga väikesed valikuvõimalused, mida saad teha, valida tsiviil, kriminaal või haldus, aga isegi kui sa selle valiku teed, see ei tähenda, et sa selles valdkonnas pead nagu edasi tegutsema ja pärast seda lähed, kui iganes sa tööle lähed, isegi kui sa valid advokaadibüroo, valid seal ühe valdkonna. Nüüd vist ma ütleks, mida aasta edasi aina rohkem üritatakse büroode poolt ka nagu anda noortele võimalust, et oled natuke ühes valdkonnas, liigud teise, et sa näeksid erinevaid võimalusi. Et ma olin üks see, kes ei liikunud, ma läksin, mul hakkas meeldima ja ma ütlesin, ma ei taha liikuda. Ma ei tea, kas see oli hea või halb, aga nii ta läks. Et tegelikult ei pea nii kiiresti midagi ära otsustama, et mingid asjad jõuavadki kuidagi ajaga sinuni ja vahel proovid erinevaid variante ja midagi hakkab lihtsalt meeldima üks hetk. Jah, nende tööperspektiividega ongi see, et tegelikult õigusalal see tööpõld on ju hästi lai, et täna me rääkisime siin in-house'ist ja kohtujuristist, eks ole, et meil on terve prokuratuurisüsteem, advokaadibürood, eks ole, ministeeriumites töötab väga palju, igasugu erinevates riigiasutustes, et kus ta võib-olla esimesel mõttega nagu ei tulegi nagu pähe, et seal töötavad õigusteaduse ja haridusega inimesed, aga enam-vähem igas riigiasutuses on keegi, kes tegeleb juriidikaga. Et tegelikult see tööpõld on hästi lai. Ja jah, et tegelikult hästi palju ka vähemalt advokaadibüroodes see
õppimine toimubki nagu veel koha peal. Et nagu Kai ütles, et proovid erinevaid asju, mis rohkem meeldib, võib-olla mis paremini välja tuleb ka, et siis selle käigus see nagu kujunebki. Eks ta nii ilmselt läheb jah, et alati ei oska kohe teada. Et see on väga tore, kui on see võimalus proovida. Aga ma siin kirjutasin ka, et kui meie kahel külalisel on ka äkki veel küsimusi, et kui ei ole, siis me vist jah, vaikselt võime otsad kokku tõmmata, et minu arust minul oli küll väga põnev kuulata tegelikult ja et on ausalt, et sain isegi väga mitme koha pealt targemaks, et mida te siis teete ja ma arvan, et kindlasti on ka noortel pärast väga hea järgi vaadata ja saada aimdust, et mis seal õigusvaldkonnas siis tegelikult toimub ikkagi. Ja, Kätlin, nüüd sul on ka võimalus promoda, millal on meie järgmine üritus ja millest me siis räägime. Just nimelt, järgmine üritus toimub meil praegu kõigi eelduste kohaselt 19. aprillil ehk siis 2 nädala pärast enam-vähem. Ja siis me juba räägime psühholoogiast, mis on ka meil üks väga populaarne valdkond ja tulevad ka 2 väga erineva suunaga inimest meile rääkima psühholoogiast. Kes nad on, seda juba räägime natuke täpsemalt, natukene hiljem. Jah, aga siis aitäh teile, Kai ja Marili. Aitäh. Loodetavasti siis tulevad uued säravad õigusteaduse üliõpilased meile konkurentsi pakkuma. Tore, rõõm oleks ainult sellest. Yeah. Aga suured tänud teile ja ilusat päeva jätku kõigile.